Tere tulemast, väga eestlane. Selle nädalase teadusavardamise minutite episoodi. Sellel nädalal tahan mina rääkida sellisel teemal, nagu seda on rikkus. Mis asi see on? Ja milleks meil seda vaja on? Kas meil üldse seda vaja on? Kas meil on see juba olemas või see on midagi, mida me kuskil läheme taga? See on niisugune huvitav teema, eriti tänapäeva maailmas, et me tuletaksime meelde, mis asi see rikkus siis päriselt on. Eesti õigekeelsussõnastiku definitsiooni järgi on siis tegelikult ta jaotub, tuli nagu 3 varianti. Ja üks oli siis jõukus, varakus, rikas olek, selle aluseks olev varandus ehk siis materiaalne. Miski või teine oli siis miski või keegi väärtuslik varandus, aare ainelise või materiaalse väärtusena, ka siis materiaalne väärtus. Ja 3. oli rohkus, mitmekesisus, rikkalikkus, väärtuslikkus, sisemine rikkus, vaimne rikkus ja elukogemus. Ehk siis vaimne, miski, mida me justkui kohati ei saa käega katsuda või silmaga näha. Et see on hästi huvitav teema. Ja mul on selline tunne, et ma tahakski võib-olla tekitada sellise skaala, et on siis nagu materiaalne ja vaimne. Esiteks see on selline hästi mõistetav lähenemine sellele. Ja teiseks on sealt edasi hästi tore seda teemat lahti arutada. Ehk siis meie ühiskond valdavalt, kui me näeme, on ikkagi baseerub sellisele kiirele rütmile, kiiresti. Me saaks mingisugust materiaalset kasu, kui me siis räägime rikkusest. Ruttu tööle, kindlaks ajaks, teeme mingid asjad ära. Koormus tänapäeval on meeletult kõrge, ootused hästi suured ja see ongi hästi ruttu ja vaevu jõuame siis tegelikult oma tööd tehtud. Seda saan ma siis oma kogemusest rääkida, oma töö elu kogemusest siis justkui, ütleme siis töölisena või kellegi teise jaoks töötajana siis. Ja siis selline, see on selline kiire, pinnapealne, vahetame oma aega siis raha vastu. Ja siis on selline aeglane ja sügav rikkus, tahan tuua siia siis võrdseks kõrvale, mis on selline elukogemus, tuli siit definitsioonist ka välja, see mitmekesisus, see võtab aega, et see saaks ennast siis justkui valmis, aga see aeg on siis hästi suure, hästi sügava väärtusega, et sellele tegelikult ei olegi sellist rahalist väärtust, ei ole sellele tegelikult minu tunnetuse kohaselt isegi võimalik külge panna. Aga kuna see ühiskond, kus me elame, on hästi selline kiire ja kellel siin aega puhata on ja puhkame ruttu, joome kohvi ja kohe tagasi minek on ja, et siin ei ole midagi, et aega pole, et hästi ajakeskseks või me oleme justkui hakanud midagi taga ajama. Miks me seda oleme hakanud tegema? Võib-olla sellepärast, et me otsime midagi, mis täidaks meie hinge läbi selle kiiruse, aga tegelikult alateadlikult, eks ole, et kas ma siis ütlen, et ma tegelikult ajan taga hinge sügavust ja südamesoojust, aga alateadlikult ikkagi meie hing otsib seda. Ja ta teab ka, et läbi nende pinnapealsete kogemuste, läbi selle palga või mingisuguse sissetuleku on väga keeruline, kui tegelikult isegi võiks öelda võimatu seda sügavust või seda hingetoitu siis leida. Ühes eelmistest videodest mainisin ka, et tegelikult looduses käimine näiteks on üks selline asi, mis täidab meie hinge, sest see on suuresti siis selline vaimne rikkus. See mitmekesisus, mis meil siin meil Eestis veel on, ja mille eest tasub äärmiselt tänulik olla, sest see on ju aastasadade jooksul kujunenud ja väga, väga oluline seetõttu. See on võtnud väga palju aega, siis aja mõistes on see hindamatu väärtusega tegelikult. Ja
mis veel täidab meie hinge, seda vaimset osa on siis see elukogemus, mida me kogeme, eks ole, need väärtused, mida me elu jooksul siis kujundame või juba lapsena saame kaasa. Et kõik see, need on sellised asjad, mida tegelikult ei saa raha eest osta ja seda ei saa nagu kiirustades läbi tormata. Et kas üks on õigem kui teine, tuleb mul praegu selline küsimus. Ma ei tea seda vastust tegelikult, aga vaadates sellised maailmaskaalal neid asju, et ja üldse ka rahaväärtuse seisukohalt, et noh, näiteks mida vähem on, ma ei tea, kulda konkreetselt on ju, seda kõrgemaks läheb tema hind, on ju. Mida vähem midagi on, seda kallim ta on. Ja mida rohkem midagi on, seda väiksem on tema väärtus. Ehk siis justkui teda on nii palju, et siis ei ole ta midagi väärt. Ja see kehtib tegelikult igal pool, kui ma vaatan niimoodi. Et kui meil on midagi hästi palju, näiteks meil on eestlastena, meil on väga palju metsa, meil on väga palju puhast õhku, meil on väga palju puhast vett, valdavalt veel võrreldes maailma mastaabis siis tegelikult ma näengi, et eestlane on hakanud seda võtma, nii palju vaata, et võib vähe siit võtta ja võib vähe sealt võtta ja siis kuskile maha müüa, mõistmata tegelikult selle sügavamat väärtust ja seda, mida see endas kannab selle suuremas ja laiemas olemuses. Ja iseenesest mõistetav, kui me siin kõik ruttu jookseme ja saaks ikka raha teenida ja tegelikult kuidagi ikkagi on raske olla, teenin küll raha, hullult palju raha on pangakontol, aga ikkagi on midagi puudu. Me ei oska enam defineerida seda sellepärast, et miks jälle saan siin ainult spekuleerida või filosofeerida võib-olla isegi, et kui me oleme ära unustanud selle, mis on meile päriselt oluline ja et meie hing siis tahab ka toitu saada, siis sa ei mõtlegi kohe välja, et mul on nii palju raha, aga kurat, ma ei tea, ikka on hinges tühi tunne, ikka otsin mingit meelelahutust ja mingisugust sellist, et korrakski lõdvestuda ja lihtsalt lülitada välja ennast täielikult mingisugust kisast, kärast, mingist infomaailmast. Ja see tegelikult on oma sügavamas olemuses seotud sellega, et see, mida me päriselt vajame, ongi tegelikult see sisemine rahu, see elukogemus, see elurikkus ja materiaalne osa sellest on ka oluline, otse loomulikult, aga selle olulisus on nüüd liikunud skaalast tasakaalust välja, et justkui siis see rikkus on, või see materiaalne rikkus on justkui palju tähtsam kui see vaimne rikkus. Ja on üks hästi äge raamat Rikas isa, vaene isa. Ma ei tea, kas on keegi teist kunagi lugenud. Seal on selline ilus ütlus, et rikkus on see, mis näitab, mitu päeva sa saad elada ilma, et peaksid tööd tegema. Ja üldse ka see töö tegemise mõiste on siinkohal läinud selle arusaamise järgi, et me justkui teeme kellelegi teisele midagi vastumeelselt. Ja kui meil on siis piisavalt palju mammonat seal konto peal, eks ole, et siis arvutame mingisuguse keskmise, et palju meil päevas läheb ja mida rohkem päevi me siis saame elada selle mammonaga, mis meil on kogutud elupäevi, siis me oleme kuidagi hästi rikkad, eks ole. Ja see on, ma esitaksin väljakutse sellele väitele selle mõttega, et tegelikult see on kõik suhteline. See sõltub ju sellest, kas ja kui palju meil üldse läheb päevas vaja raha või mis on need meie põhiväärtused. Ja kui meie põhiväärtused tegelikult on looduskesksed, võttes arvesse seda, et me ise tuleme loodusest ja me võtame arvesse siis maailma mastaabis, me võtame arvesse seda, mida maailmas tegelikult on kõige vähem. Need ongi need samad asjad, mis ma enne juba välja tõin ka, et seda saab, statistiliselt saab seda ka vaadata, kellele meeldib neid tabeleid vaadata. Et on maailmas üldiselt on värske õhk, on defitsiidis, Hiinas või
kus nad seal Indoneesias käivad, juba maskid on peas, on ja ma ei tea, kas neil on juba mingid hapnikuballoonid ka seal otsas või. Et nad ei saa üldse, neil ei ole võimalik üldse hingata seda õhku, mis neil seal riigis on. Või seal maal siis ja teine asi on puhas vesi, hullud vee filtreerimise süsteemid on loodud selle jaoks, et üldse saaks mingisugust puhast vett ja siis on tehtud veel mingid vee rikastamise süsteem, kõigepealt puhastame ära, siis me rikastame. Ja tegelikult me teeme väljaspool siis Eestit, hetkel veel väljaspool Eestit, siis tegelikult tehakse seda, mida loodus teeb meie eest. Et selline vee puhastamine, filtreerimine ja vee rikastamine siis. Et siis tulles tagasi selle rikkuse juurde, kui maailmas on kõige vähem praegu puhast loodust, puhast õhku, puhast vett, siis see tegelikult maailma mastaabis ongi tõeline rikkus kogu selle elurikkusega, mis on meil siis loomade, lindude, erinevate liikide näol, kes meie metsades näiteks elavad. Ja kui me seda nüüd niimoodi vaatame, siis tegelikult on oluline siinkohal mõista, et mainisin ühes oma lühivideos siin natuke aega tagasi, et kõik, mille eest me tänulikud ei ole või mida me justkui võtame iseenesest mõistetavana, võetakse meil käest ära ja või me ise anname selle ära, mõeldes justkui, et kuule, aga ma saan seda raha vastu, sest sellel on justkui tekkinud mingisugune kõrgem väärtus. Me oleme justkui kokku leppinud, et joo, rahal on väga kõrge väärtus ja siis on mingisugused bitcoinid ja mingisugused muud, ma ei tea, mis asjad, eks ole, kullad ja see on läinud nagu sinna poole kaldu ja siis me oleme hakanud ära andma seda vaimset väärtust tegelikult, seda väärtust, seda mitmekesisust ja väga pika aja jooksul kujunenud rikkust siis, et saada kiiresti rikkad. Ratta. No nii, sain 1 miljoni, jess, panen tasku. Ja paar tundi või päeva hiljem on see 1 miljon. Sest kuskil börsil kukkus midagi ja siis oligi 0. Okei, euro. Ja niimoodi ta läheb, aga metsa mitmekesisust naljalt niimoodi ei kukuta muidugi juhul, kui me teeme arutult lageraieid ja selle nimel, et siis saada see kiire raha. Et siis otse loomulikult me tegelikult kukutame ju selle mitmekesisuse hästi kiiresti ja selle tulemusena tegelikult jääme ilma sellest ressursist või sellest rikkusest, mida igal pool mujal maailmas ongi juba defitsiidis. Ehk siis me oleme nagu lollid lambad, kes jooksevad siis maailma trendi järgi, et näe, nemad panid pea ahju, paneme meie ka. Oh my god, pea põleb. Ja siis ongi, tegelikult ei saagi enam aru, et mis see siis väärtuslik on või ei ole või, et see on selline hästi huvitav teema. Miks see on huvitav? Sest ma mäletan, mina olen vabariigi algusaastatel sündinud põlvkond siis. Ja ma mäletan, et kui mina sündisin või ma olin mingi siuke, ma ei tea, äkki 7, 8, mingi siuke vanus. Ja kõik mu õed-vennad olid kuskile läinud tööle. Kõik nad käisid tööl ja suures osas ka välismaal. Ja siis ma mäletan hästi, kuidas kogu aeg nagu tinistatigi siis inimesi võib-olla või müüdi maha sellist, et tõeline väärtus on see, kui sul on konto peal nii palju raha ja sul on see auto ja see maja ja need asjad ja kui sul seda ei ole, siis sa oled vaene. Inimesed olid nii traumeeritud sellest, ma ei tea, kas siis sõjaajast või millestki varasemalt või tõesti see väärtuste skaala lükati paigast ära sellega, et müüdi meile maha justkui mingi väärtus või mingi rikkus, mis oma olemuses tegelikult on tühi. Ilus paber, aga seest pakk on tühi. Mis? ja ma nii mäletan seda aega. Ma olin ise, minu vedas, ma olin nii noor, ma olin kodus ja minu üks lemmiktegevus oli puu otsas istuda ja raamatut lugeda. Ja nautida päikseloojangut. Ja teha maatöid, eks ole, mis sa teed seal maal. Noonidad muru ja kõppad seal põldu ja kõiksugused muid asju. Käisid metsas vahest jalutamas.
ja kõiksuguseid selliseid asju. Mida aeg edasi, seda rohkem ma ka, sukeldusin sellesse tänapäeva modernse rikkuse maailma ja läksin ka siis peale kooli või juba kooli ajal tegelikult käisin tööl suvevaheaegadel ja siis peale kooli ja nii edasi. Ja siis ka pingutasin kõik selle rikkuse nimel, saan täiega raha, käisin tööl, tõmbasin ennast täiesti ribadeks, mitu korda põlesin läbi. Ja siis ma üks hetk istusin maha, mõtlesin, mis toimub? Kuidas see võimalik on, et miski, mis keegi kuskil lubas, et see nagu täidab mind ja annab mulle kõik selle, mis ma elus justkui soovin või võiksingi soovida, ei tee seda minu jaoks. Ja tegelikult mu tervis läheb halvemaks. Ma olen kogu aeg nagu jooksen kuskile poole, ise ka ei tea, kuhu jooksen, teen midagi, keegi kuskil ütleb, see on eesmärk ja eks ole. Ja siis leidsin aega selle kiiruse keskel minna loodusesse jälle ja tuletada, mul tuligi meelde tegelikult see lapsepõlv ja see, kuidas siis hakkas just, kui ma hakkasin teemat mõtisklema ka, inimesed hakkasid rohkem ostma jälle maakodusid ja maad ja kolima maale ja siis ma hakkasin vaatama, minus juhtus mingi selline äge taipamine, et ma sain aru, et vau, et tegelikult see, mida enamus inimesi käivad tööl, möllavad, on kuskilt, ma ei tea, korteriühistust, kuskilt välja kasvanud, eks ole, tahavad osta endale oma maad, oma maja, oma metsa. See on nii suure väärtusega ja siis ma vaatasin, vau, et ma olen ju väiksest peale, minul olnud õnn elada maakodus. Minu vanematel oli oma maa, oma mets, me kasvatasime oma toitu. Meil olid mõned loomad ka. Ja kõik see oli mul nagu kogu aeg olemas, väiksest peale. Ja kui ma olin nagu hakanud õppima, uskuma mingit illusoorset rikkust, et kui ma nüüd hästi palju kellelegi oma aega annan, siis see annab mulle sellise heaolutunde ja veel võib-olla mingisuguse rolli ja mingi tähtsa koha ka, et kõik peavad minust siis lugu hirmsast ja mis iganes. Ja siis ma sain aru, et aga see tegelikult ei täida mind ju. See on hästi ajutine selline, et tunned hea lõhn ja siis on juba, ongi kõik läinud. Aga see, mis me saame siis oma töö tulemusena, kui me investeerime siis selle enda elukorraldusse oma näiteks, tõesti koju siis maamajasse või maasse, sellel maal siis tööd tehes ja seda toites oma armastuse ja hoolega, et mis me sealt siis saame, lisaks sellele, et me saame materiaalset väärtust, me saame ka hingelist väärtust, sest küll on ikka hea tunne, kui sa näed, et sa oled midagi teinud, valmis ja sa oled selle teinud endale, oma järeltulevatele põlvedele ja puhtast südamest ja puhtast armastusest, eks ole. Et see on nagu täiskomplekt, et siis sa saad materiaalse kasu ja saad selle hingelise kasu ka. Et see on nii äge tunne ja eriti vahva oli siis, kui ma sain aru, kui rikas ma tegelikult olin olnud lapsest peale ja kuidas ma ka hüppasin sinna illusioonirattasse, et ikka ruttu tööle, raha teenima ja aega müüma ja vahet ei ole, et mul ei ole aega oma lähedastega koos olla ja nad kõik järjest ära surevad ja siis ma mõtlen, et kurat, nii palju jäi ütlemata, aga et tegelikult kaovadki sellised sügavad inimväärtused kaovad ära, see inimlikkus kaob sinna kiirustamise sisse ära. Et see ühendus, mida me tegelikult otsime inimestena, see kaob sinna kiirustamise sisse. Me pole kiire, tšau, tere, kuidas sul läheb? Juba lähen, ma ei kuulnud vastustki, aga ma loodan, et läheb hästi. Aga see ühendumise koht on tegelikult ülimalt oluline. Me ei näe silmaga seda kohe. Aga tegelikult pikemas perspektiivis me näeme, kuidas inimeste tervis halveneb, kõik see vaimne pinge, see ühenduse puudus hakkab tekitama haigusi, hakkab väljenduma haigustena, sest siis äkki, keha ütleb meile kogu aeg ja hing, et kuule, tõmba hoogu maha, sest kui sa hoogu maha ei tõmba, mul ei ole statistikat kohe võtta, aga oma kogemusest lähtuvalt olen ma näinud väga palju inimesi ja ma olen ise läbi põlenud.
Mu keha on ikkagi lõpuks öelnud mulle, et pane pidurit nagu ja kui ma ise ei pane seda pidurit või ei pannud seda pidurit, siis tegelikult elu tõmbas kässari peale niimoodi, et mul oli mingi füüsiline probleem. Et ma ei saanud liikuda edasi kiiresti. Ma pidin aeglustuma. Aeglustuma pidin. Et elu ei andnud mulle teist valikut. Ja nüüd ma olen ka valinud aeglustada. Ma olengi jõudnud selle ratta pealt maha ja võtnud kõiksugused esindusrüüd seljast ära, et just kui ma peaksin kuidagi moodi olema või mingisugust konkreetset rolli, selles mõttes rolli, et mingisugust keepi siis rüüd või maski kandma, et mina olen nüüd see, ma olen nüüd see, ma ei tea, mingi spetsialist või kes iganes tähtis tegelane. Et ilma selle rüüta ma justkui ei ole mitte keegi, mis on nüüd järgmine illusioon, mis tegelikult meil on maha müüdud, sest iga inimene siin maal on äärmiselt oluline. See on see elurikkus, mida iga inimene siia maailma toob oma tõelises olemuses. Ja kui me muidugi proovime kõik ühte kasti mahtuda, eks ole, mingisugused rüüsid siin kanda ja rolle mängida ja tegelikult oma tõelist olemust kohe alla suruda, sest me oleme õppinud uskuma, et nii ongi õige ja kõik ju teevad nii ja mina teen ka siis, eks ole, ja kõik paneme koos peahju. Nii. Ja siis, kui sa saad ükskord aru, et wow, kuule, mida ma siin teen või hingest on tühi, oled haige, juba haiglavoodis võib-olla isegi. Ja siis hakkad mõtlema, et mis see päriselt on siis väärtuslik siin elus ja mis see päris rikkus on oma sügavamas olemuses. Kui me ajas asju mõõdame, siis see ongi see, just aeg ongi ju see, mis inimesena tegelikult meid piirab. Sest meil on antud mingi teatud aja hulk, mida ei saa juurde osta. Mitte ühegi raha või kulla kamaka eest. Me saame elu elada, me saame võtta nagu kvaliteedi järgi, eks ole, et elu tervena elatud aastaid, et seda me saame tegelikult mõjutada. Ja kuidas siis saavutada see tervena elatud aastat meie elus on ja, et võimalikult palju sellest ajast, mis meil siin maal inimesena on, saaks võimalikult efektiivselt ja tasakaalukalt siis kasutatud on see, et me panustame oma tervisesse. See ei ole nüüd see, et jookseme ja siis kuidagi lapime need ära, tõmbame paar tabletti alla ja nagu läheme uuesti. Vaid, et me hoiame tasakaalus kiirustamise ja aeglustumise vahel. Me lubame sellel elurikkusel endas siis tekkida läbi nende kogemuste ja me lubame ka sellel elurikkusel, mis meie ümber on, säilida. Me anname endast parimaid seda säilitada ja seda väärtustada kõrgelt. Et mitte müüa seda maha siis sellise illusoorse rikkuse eest, mis keegi teine on öelnud, et on kuidagi väärtuslikum, kui meie enda sisetunne tegelikult ütleb, et ei ole. Ja ka rahalises mõttes ma kuulasin Harri Tiido ühte hästi huvitavat Vikerraadio saadet ja seal oli selline saade nagu oligarhide tõusust ja ebavõrdsuse kasvust. Ja seal oli selline üliäge lause, et mida korrumpeerunum on ühiskond, seda rohkem on seal suhteliselt ülirikkaid, kui ühiskonna üldise jõukuse taset arvesse võtta. Ja ülirikkus sõltub hämaratest sidemetest ülirikaste ja valitsuste vahel. Et see on päris julge lause ja tegelikult tänapäeval tõestab ennast väga ilmekalt, kui me vaatame igasuguseid uudiseid ja seda, mis toimub siis meie ümber, kuidas tegelikult roobitakse mingisugust pori inimeste pihta, kes tahavad seista selle mitmekesisuse ja elurikkuse eest, mis meil siin Eestis veel on alles, võrreldes siis laiema terviku ja suurema maailmaga meie ümber. Tehes nägu, et justkui see elurikkus, mis meil siin on, täiesti mingi mõttetu lihtsalt tuleb maha võtta ja kullaks välja vahetada, või siis mingisuguse metallikamakate vastu, sest toetame mingisugust roheenergiat, et see on tõeline roheenergia on puu, kes puhastab õhku ja toodab meile hapnikku. Et see on tõeline rohepööre, kui me säilitame selle looduse, mis meil siin on ja selle elurikkuse, mis meil ka siin on. Ja kui me ikkagi loobime edasi seda pori ja me ei arvesta
sellega, et see vaimne ja materiaalne väärtuse tasakaal on äärmiselt oluline, siis tegelikult toimub meil ebavõrdsus, tasakaal läheb välja, eks ole, ja ebavõrdsus oma olemusest toidab populismi, mis siis tekitab sisepinge kasvu riigis ja siis viib kuni mässu või isegi sisesõjani. Et see on, ja ma usun, et meil ei ole sellist asja tegelikult vaja. Otse loomulikult on vaja seista meie riigi põhiväärtuste eest ja see on äärmiselt oluline. Ja äärmiselt oluline on jõuda sellesse tasakaalu kohta ühise rahvana. Et me tegelikult teeniksime oma rahva ja oma maa huve. Sest see ongi meie ülesanne ju. Meie oleme laenanud selle maa oma lastelt. Ja selle mõttega ma tahaksingi tegelikult lõpetada tänase teaduse avardamise minutite osa, et me oleme laenanud selle maa oma lastelt ja millisena me selle neile anname, on äärmise kriitilise tähtsusega, et nad tahaksid üldse siin pärast elada ka. Ja kui see mitmekesisus säilib, värsket õhku jätkub ja puhast vett ja puhast õhku, mis on looduse loomulike rütmidega, mis täidab meie hinge täidetud. Loodus on nagu tasuta terapeut. Siis nad tahavad ka siin olla ja siia jääda ja siin edasi luua ja oma lapsi siin kasvatada. Aga kui me seda ei hoia, siis Eestist saab tõepoolest tühermaa ja jooksevad meie lapsed siit minema, sest kes keda huvitab, siis pole vahet enam, kus sa maailmas elad, kui ka siinne õhk saab rikutud, loodus ära tröötsitud, ära kasutatud, ära vägistatud, lihtsalt mitmekesisus hävitatud, siis ei ole ju tegelikult vahet, kus sa elad, kas elad siis kuskil Indoneesias või Ameerikas, et üks sama igal pool. Arvatavasti lähevad nüüd sinna ülespoole, sest seal Põhjamaades veel mõistetakse, mis on päriselt oluline. Ja ma soovin ka sinu südamesse seda ärkamist ja mõistmist, mis päriselt siin elus on rikkus ja kuidas hoida siis seda tasakaalu selle vaimse ja materiaalse rikkuse vahel. Ja tuletan meelde, et vaimsest rikkusest lähtudes on väga lihtne luua materiaalset rikkust, aga materiaalsest rikkusest lähtudes on väga keeruline luua vaimset rikkust, sest üks sünnib armastusest ja kohalolust ja aktsepteerimisest ja ühisloomisest, teine sünnib hirmust, ahnusest ja tegelikult sellest kohast, kus egoväli ainult kasvab ja me ei arvesta enam üksteisega. Et ma loodan, et sa valid armastuse, valid elurikkuse ja valid hoida iseennast ja oma lapsi ja võtta vastutus selle ees, et sa pärandad oma lastele ühe imeliselt elurikka, väärtusliku ja ühtsusega täidetud maa. Armas eestlane, ole hoitud.